Mina ei vaata kella õnneks. Okay. Üks teine mees vaatab, ta näitab mulle. Põin stopperi. Ära nii tee küll. Tere minu poolt, Urmas Vaino. TBF-i esimene päev on nüüdseks juba lõppenud. Aitäh sulle tulemast, tegemast. Homme näeme sind ja teisi esinejaid veel laval. Mida sa esimesest päevast TBF-il võib-olla õppisid või mis jäi sinu jaoks siis vähemasti kõlama sellelt lavalt? Kõlama jäi mulle see, kui kiirelt Mart Poom tabas rütmi, et mis must tal mängis all ja see elegantne tema galopp oli väga äge. Aga tegelikult mulle meeldis väga sportlaste vestlus, et ülikõva valik, peab ütlema, et väga hästi tasakaalustatud valik, kes teil selle kokku pani 10+. Kogu selektsioon, legendid, mõned veel karjääri keskel, eks ju, aga mulle õudselt meeldis see, kuidas nad rääkisid oma vigastustest. Nagu, ma saan aru, et see on sportlase jaoks suur jama, eks, et sa paned nagu põhimõtteliselt oma nagu karjääri pausile. Saad aru, et sa ei saa teha seda, mida sa tahad teha. Kirt võib öelda küll, et et mul oli käsi, eks ju, kui ta õla välja viskas, ma läksin kohe ratast tegema. Aga sa teed ratast, sa teed nagu mingit vormi, aga sa ei saa teha seda, mida sa pead päriselt tegema. Ja et kuidas nagu seal enda nagu see meel paika sättida nii, et sul jätkuks tuhhi teha ja et sa saaksid lõpuks nagu oma käe osas teada nagu viimase töötava või mitte töötava närvi, enne kui sa otsustad, et nüüd panen ukse kinni. Ma arvan, et see oli päris tippmoment täna ja tippmoment oli kindlasti Rahakratt, see oli päris veider, ma ei olnud teda enne näinud elusest peast laval ja see nagu balansseerimine nagu mängu ja päris jutu vahel, see oli nagu kogu aeg, see oli päris nagu keeruline, sest see üleminek oli kogu aeg nagu nii sujuv. Ja mulle tundub, et see on nagu selle venna geniaalsus, et elu on ju ka tegelikult täpselt samasugune, et sul kogu aeg viskab ette mingid täiesti sürreaalseid asju, sa pead lihtsalt tähele panema seda. Et selles mõttes mulle nagu need kaks asja täna väga meeldisid. Tänan, jah, see Rahakrati, need üleminekud, see on tõesti nagu tema selline isegi kaubamärk võiks öelda. Mida sa teisest päevast ootad? Sa oled juba seda homset esinejate nimekirja vaadanud, lugenud, mitu korda välja hõiganud? No, on paar inimest, kellega ma olen laval varem kohtunud. Koppel, Peep, Vain. Ma enam-vähem aiman, kuhu me nagu seal jõuame. Kristjan, eks ju, Liivamägi, kas naisega või naiseta, aga ma olen kohtunud temaga laval. Hennessis mitte midagi ei kujuta ette. Ma olen nüüd näinud neid pilte, millest ta tõenäoliselt ka räägib siis lugusid, aga nagu see kontekst, see mingi tasakaalu asi, ma olen väga põnevil, väga tahan näha, mis saab. Ja muidugi ma tahan näha, kuidas Sandra Särav ja Peeter Koppel istuvad koos laval, nii et on Tallinki juhatuse esimees nendega koos. Ja kui ma ütlen rohepööre, ma tahan näha, mis laval juhtub, nagu see on päriselt põnev. Ma kujutan ette, et tulihingelised spordifännid on võib-olla mõnda eriti olulist mängu või matši umbes samamoodi odanud. No saab olema mingi täpselt samasugune värk, sellepärast, et need on ka nagu rongid, mis kihutavad pöörase kiirusega mitte nii väga erinevates suundades. See kõik on Eesti elu, mis seal laval on, aga ikkagi nagu need pooltoonid ja need värvid ja need jaamad, kus peatutakse, mida oluliseks peetakse ja kust endale sinna rongi peale tšeburek ostetakse, need on täiesti erinevates kohtades. Aga see kõik mahub ühe vestluse sisse, see kõik mahub nagu samadesse kaanonitesse, nii et see on ülihuvitav. Sa oled käinud TBF-il ka 2023. aastal ja nüüd siis see aasta. Kas ja mis on muutunud või mida sa nii-öelda aastate lõikes näed TBF-is? Ma ei näe küll. Ma arvan, et selles mõttes selle üle-eelmise aastaga ei ole muutunud midagi. Mul on väga hea meel, et majandustudengid leidsid minu numbri kuskil vanast failist üles. Väga hea meel on olla siin tagasi. Ja mul tegelikult väga meeldib see, et sellel TBF-i nagu see unikaalsus, need pikad pausid, pool tundi ja siis tuleb järgmine esineja. See tegelikult läheb nagu ülilenneldes ja annab igale järgmisele esinejale nagu kogu respekti tema suhtes. Et see on nagu väga-väga hea festival. Tõepoolest, minu arust see festivali vibe nagu selle lava ümbruses on kogu aeg olemas ka. Et see koosneb nagu
nagu päris tähtedest. Assa Raks, kui sa homme saad tulla, tule kuulama kindlasti. Jaa, ma saalis olin ja valmistusin nendeks podcasti intervjuu juppideks siin, aga no tõesti, tunnen ise ka natukene ennast kõrvust tõstetuna, aga pigem ma arvan, see au ja kiitus läheb projektijuhtidele, et selline mees nagu Urmas Vaino tuleb tudengiüritusele lavale, aga ma näen su näost, su miimikast, et sa oled tegelikult elevil, sul on põnev siin. Aga ma ütlen, et see ei ole mingi kuradi tudengiüritus, anna andeks, see on nagu päris värk. See, et seda korraldavad tudengid, ega siis see ei paista ju, ma ei tea, osalejale mujalt kui nagu mingitest reklaamidest ainult, et see on nagu päris asi. Et selles mõttes hästi tehtud, enamus tudengitest ei jää pärast ürituskorraldusega tegelema, eks ju, aga see, mis teie tiim nagu kokku paneb, et see on tegelikult on äge. Ja see ei ole kuidagi, ma arvan, kehvem kui, ma ei tea, Eesti tippettevõtjate tuulelohe lend või äriplaan või midagi sellist, et see on nagu omas nišis absoluutne Eesti tipptase, nii et ära anna midagi ära. Kõik on välja teenitud. Suur aitäh, Urmas Vaino. Selline oli siis esimese päeva lõpp ja kohtumiseni juba homme.